1, 2, 3 ja väike naeratus, 1, 2, 3. Ma olen alati olnud selles mõttes suur absoluutne unistaja, nii et tegelikult ikkagi see olümpiakuld oli juba ikkagi aastal 2000 minu selline väga selge unistus ja eesmärk ja ma pean küll olema väga õnnelik, et väga tihti ju sellised maksimaalsed unistused ei pruugi täituda. Aga võistlus ise ei olnud nüüd kõige lihtsam. Pekingis sellist kolmanda katse saagat ei olnud, kus ma siis pidin fänne viimase hetkeni ja ennast praadima. Nendest ju katsetest ainult üks oli tõeliselt siis selline kullavääriline ja ülejäänud olid sellised, nagu nad olid. Kui me räägime sellest poodiumi emotsioonist, siis ma arvan tõesti, et see olümpiakulla emotsioon on kindlasti number 1. Pekingi staadion, Linnupesa staadion, minu teada mahutus umbes 80+ inimest. Hiinlased olid väga varmad kaasa elama, aplodeerima, et selles mõttes kuidagi väga kodune tunne oli ja kuna ju ikkagi ka autostumisetseremooniaks pannakse muud võistlused ka korra pausile, nii et siis tegelikult need mõned minutid, mis sa seal oled, selge see, et võib-olla esimese hooga natukene muretsed selle pärast, et kas ikka hümni sõnad on kõikiga õigesti meeles. Seal olla oli väga mõnus ja tõesti, et need mõned minutid, mis sa seal saad olla, siis tegelikult selle nimel tasus pingutada. Selge see, et eks iga medaliga on mingi oma lugu, tuli ta siis kergelt, raskelt, mingite sekeldustega. See Helsingi 2005, kuigi ta välja näeb mitte kõige atraktiivsem, aga lihtsalt see emotsioon, mis selle esimese medaliga kaasnes, et see oli selline ühtepidi ebaõnnestumiste jada, esimene läbimurre ja kõik need mingid emotsioonid, mida ma siis selle medali võitmisel kogesin, et isegi hilisemad säravamad saavutused ei ole neid emotsioone kuidagi nagu üle trumbanud, nii et selles mõttes ma peaks ütlema, et see Helsingi MM-i hõbe esimene on väga selline eriline medal. Ma olin tegelikult kuni viimase vooruni kinni ka kuldmedalist, kuna toimus võistlus ju Helsingis, siis tegelikult väga palju Eesti fänne ja see tunne tegelikult oli väga mega, et ma arvan, et mul ei ole ühtegi teist võistlust, kus ma oleks tundnud sellist tunnet, et nii palju Eesti fänne ja nii palju sinimustvalged, nii et see oli natuke nagu kodustaadionil oleks teinud sellise toreda triumfi, nii et hoolimata see, et see oli hõbe, siis kuna see oli mu esimene medal, siis tol hetkel see oli küll sellise väga kullahõnguline. Tegelikult eks ju see selline ühtepidi järjepidev medalite võitmine kindlasti oli omaette väärtus ja võib-olla tagantjärgi kõige rohkem, millest on mul kahju aastast 2010, kus siis toimusid Euroopa meistrivõistlused ja ma pidin leppima 4. kohaga. Kas sa saad keha asendiga kuidagi mingi just, mida rohkem sa saad selle käe maha panna, seda parem, sest muidu tekivad ilgelt suured varjud. Ühesõnaga, vaata siuke asend, et sa saaksid ta nagu õla juures sul läheb eriti kõrgele. Aga eks see on jälle selline natukene sportlase selline maksimalism, et ega me nagu ei taha ju kunagi vähemat, aga lõpuks ka see, ma arvan, 11 medalit on omaette saavutus.